Autospordisaade Kurvid sirgeks alustab. Täna saates krosskartide rallisprindi kihutamine Raadil, Rally Estonia põnev mõõduvõtt Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Krosskartide rallisprindi etapp toimub seekord Raadil Rally Estoniaga ühel ajal ja ühes kohas. Sisuliselt see krosskartide hooldusala on siis Rally Estonia hoolduspargi pikendus, nii et saavad siis krosskardisõitjad Rally Estonia melust ka osa ja selle idee autor, kogu selle sarja üks autoreid Eero Nõgene, rääkisimegi temaga, võitis ta siin järjekordselt veteranide kihutamise ja pärast viimast sõitu rääkisime temaga sellest, kuidas ta sihukese ühisprojektina tehtud võistlusega rahule jäi. Võistluspäev on läbi, kuidas sulle tundub, oli see õnnestunud projekt? Ma arvan, et kindlasti oli, et meie enda kogemuses siin, et väga tore melu oli ja sõbrad konkurendid on samamoodi öelnud, et see on väga äge, et oleme need kaks asja kokku saanud ja oleme saanud seda Rally Estonia melu ja publikut enda juurde ja saada väikest osa pakkuda neile ka. Aga kas ei ole nii, et siin on ju sõidavad krosskartidega kõik autospordi huvilised ja harrastussportlased ja sul endal poeg samal ajal sõidab seal rallit, et tahaks hoopis seda vaadata, mitte siin selle väikse autoga nühkida? No ja, eks iga kord jälle katse saab läbi ja maja telefon lahti võtta, vaadata, mis suured poisid on teinud, aga tegelikult oligi see reedene päev selline, kus oli teada, et ega meil ei oleks muidu servises ka abilisi olnud, aga kuna terve päev läheb suures rallis, läheb ju ilma serviseta peaaegu, et siis oligi see ainuke võimalus, et siia päeva see ära panna. Kuidas seda rada hindad krosskartidele, mida siin sõitsite? See on ju põhimõtteliselt olnud Rally Estonia punktikatse ka osaliselt vähemalt, et kuidas ta teile sobis siin? No meile sobib väga hästi, isegi kui mõelda, et siin WRC-ga peavad ära mahtuma, et mõne koha peal ma olen isegi sõiduaeg mõelnud, et okei, et väga põnev. Aga ei, meile sobib see ideaalselt, et siin saab väga sellise erineva iseloomuga raja teha, et on kruttimist ja on hooga minekut ja on seda betooni ja et väga põnev. Krosskartide kihutamine kujunes seekord tõeliseks põnevus heitluseks, kus võitja selgus alles viimases sõidus. Kui hommikupoole Lukas Orav oli kõigest kiirem, võitis 4 sõitu ära, siis teisel kiiruskatsel, kus ka 4 läbimist oli, enam tal nii head hoogu polnud, hoidis ta võib-olla ka natuke tagasi ja viimasel läbimisel siis Daniel Karp edestas teda siin rohkem kui 6 sekundiga, napsas esikoha ära ja vaatab nüüd kõigepealt, mida värske võidumees esimest korda võidutsenud kihutaja rääkis. Nii, Daniel Karp, palju õnne. Kas ise uskusid hommiku, et võid siin Raadil selle võistluse võita? No kui päris aus olla, ega ei uskunud küll, et ees on ikkagi nii kiired sõitjad, kes ikkagi asjaga igapäevaselt tegelevad, et oli õnne täna. No võib-olla laiem üldsus ka ei tea, mis su see taust on, ma siin natuke uurisin, et oled kardiga sõitnud, ja siin nüüd krosskardiga ka aina kiiremaks teinud, et päris esimeses nooruses ka ei ole, et siuke, kuidas ma ütlen siis, et vanema mehe kiirus on järsku välja löönud või? No vara öelda selles mõttes, et esimene etapi võit, et kui need siin järjest rohkem oleks olnud, et siis võib-olla oskaks kindlamalt vastata, et täna ma arvan, et lihtsalt kõik asjad toimisid, et suur tänu ka Totalteki mehele, kes ikkagi väga head amordid on nüüd siin viimasele etapile sättinud ja kõik, ma arvan, et pigem oli lihtsalt õnne ka, et nii on. Kas see rada klappis sulle ka eriti hästi või? No raske öelda, see on, et eks pärast nagu meil ikka see rada, nagu ikka rallidel ja samamoodi ka meil läheb see rada ikkagi suhteliselt rööpasse, et ikkagi lõpus oli väga-väga keerulised tingimused, aga tundub järelikult, et siis sobis ja oli siuke hea rütm tegelikult täna terve päeva, et tavaliselt ma olen olnud, kui olen alguses olnud kiirem, et täna isegi lõpus olin veel kiirem, mis oli kindlasti suur üllatus. See tähendab seda, et oled füüsisega tööd teinud, et jaksad 8 korda läbi sõita raja? Kusjuures, et ei ole, et ma ise väga palju, see minu jaoks ikkagi hobi, et ma väga palju ei panusta sinna, aga minna sa tea, võib-olla peaks rohkem panustama. No kui hobimees on kõige kiirem mees, siis tuleb ikka küsida, et mis see eesmärk on ja mida see sõitmine sulle üldse annab?
ei noh, eks ta minu jaoks on ikkagi selline vaba aja sisustamine ja emotsioonide kogumine, et see crosskartide rallisprindisari on minu arvates sellise iga võidusõitja unistus siin Eestis ja suur tänu ka korraldajatele, loomulikult Eerol eesotsas, et üldse sellist asja siin Eestis läbi viiakse ja ma arvan, et see on nagu väga super võimalus ennast välja elada ja proovile panna ja loomulikult kõik ju teavad, et crosskart on ikkagi väga-väga kiire asi, millega sõita, nii et ma arvan, et kõik klapib. No võidumehe emotsioonid olid ilmselgelt ülevad, ja see on ka loomulik ikkagi suur asi võita sprindi etapp ja võita veel meest, kes see hooaeg on seda asja siin ka väga selgelt läbi hooaja kokkuvõttes nagu valitsenud, aga vaatame nüüd, mis siis Lukas Oraval endal viimasel katsel juhtus, et miks see vahe nii suureks jäi. Isegi enda taha ei jäänud midagi, aga esimene asi oli see, et ref läks purus kuskil mingi 4., võib-olla 5. kurv, et siis nii-öelda 3 refiga pidin lõpuni sõitma ja siis vent lõpetas täiesti töötamise ja siis poole peal oli kuskil mingi 120 kraadi, et ühesõnaga kõik, mis valesti sai minna, läks täpselt viimane katse valesti põhimõtteliselt. No tegelikult see on muidugi suur ebaõnn, millest sa praegu rääkisid, aga tegelikult see päeva teine pool ei olnud nii hea sul, et konkurent ikkagi astus kannale vaikselt. Ei no selles suhtes ma natuke otsin tagasi ka, sest et kuna mul on sarjas nii-öelda praegu enam-vähem hea seis, et siis olen pikkade punktidega ees, siis ma mõtlesin, et nagu natuke võiks tagasi hoida. Ja kuna rada on ka kindlasti olud olid juba täitsa hullud, et siis ei hakanud nii hullusti pushima kui tavaliselt, et see ka võis seda nii-öelda mõjutada. Siis on vähe lõbus. Karl August Nurmetalu, rangrekord. Võime kõva aplausi SSC masinaklassi parimatele Harri Sininen, Meelis Anton, Eero Nõgene. Daniel Karp. Daniel Karp. See oli siis kokkuvõte sellest põnevast crosskartide kihutamisest, mis tõesti oli toodud heasse kohta endisele WRC-etappi kiiruskatsele ja nagu ka siin kuluaarides sai vesteldud, nii sõitjad kui korraldajad, kõik olid selle kohavalikuga, selle võistluse reedesele päevale toomisega väga rahul, nii et väga huvitav päev oli siin, aga nüüd sellega on see crosskartide osa lõppenud ja Kurvits Sirgeks saade läheb edasi juba Rally Estonia teemadega, mille servisepark on kohe siin meie kõrval. Kurvits Sirgeks alustab Rally Estonia eelvaatega, ralli on kohe-kohe algamas ning meie jaoks on siin päris palju huvitavaid küsimusi. Küsimus number 1 on see, kas Robert Virves suudab kaitsta mullust Rally Estonia WRC2 võitu, aga see küsimus, kuidas Eesti noored rallimehed, kelle paljude jaoks on see esimene MM-ralli nii pikkade kilomeetritega, suudavad tippseltskonnas hakkama saada. Kokku on siis stardis 6 noorema põlvkonna Eesti rallimeest ja 2 vanameistrit, Egon Kaur ja Urmo Aava. Eelmine aasta võitsid oma klassis, et kas saad sama selle võidutundega nüüd ka peale minna? See oli aasta tagasi, et täna on, ma arvan, kõik natuke võib-olla teistmoodi, et kõik oleme hetkeseisuga samas seisus, et ma arvan, et see võib-olla liialt eelist ei anna. No test kiirete teede jaoks, kui hästi sul läks ja kui heaks auto enda jaoks said? Test suures plaanis, ma arvan, oli positiivne, et lõpuks kui hea ta sai, siis seda näitab ikkagi võidusõit. Ma arvan, et tuleb lihtsalt hakata otsast minema, et mingit erilist plaani mul hetkel ei ole, et loomulikult tuleb kuidagi üritada enda jõuvarusid säästa, et kui reedel kõik välja panna, siis muudeks päevadeks jää, aga samas tuleb ka võtta üks katse haaval, et ei ole mõtet muretseda hetkel laupäevaste või pühapäevaste katsete pärast, et võtame üks päev korraga ja vaatame, kuidas meil läheb, et siis selle järgi teeme omad otsused. Kas on kuidagi teistsugune tunne ka nendel katsetel olla ja kurve kirja panna? Võib-olla mingil määral küll, et on nagu kattuvat osa ka 2 aasta tagusest Euroopa meistrivõistluste etapist, aga
aga on osasid, mis on teistsugused ja muidugi see atmosfäär mingil määral on ka erinev, mis muudel võistlustel on olnud, aga üldiselt on ikka kodune tunne. Teed on ägedad, 2 katset ma ise olen sõitnud ja teised on Peipsiääred ja Mustvee, seda ma ei ole üldse sõitnud, et see on, ütleme, et siuke hea pähkel, aga ei, selles suhtes, et eks ta tahab kindlasti saada enesekindlust, teada, kuidas auto töötab, kuidas ta peab, kuidas rehv töötab, usaldamist, et eks meil seda natukene siin vajaka on, just selle rehvi koha pealt kilometraaži. Ma arvan, et võrreldes kui vaadata eelmist aastat, siis on selge, et me olime ikkagi okeis kohas siin ja ma arvan, et siin on ikkagi vaja minna suruma ja ikkagi ma arvan, poodium on eesmärk. Eks mul on mingisugune target peas valmis olnud, et alla 0,2–0,3 sekundit kilomeetri oleks nagu väga hea ja see tähendaks seda, et põhimõtteliselt ju ralli lõpuks siuke alla minut kaotust, et see kõlab nagu palju, aga ma arvan, et tegelikult 300 kilomeetri peale WRC 2 tippudega see ei oleks üldse halb. Reedeste katsetega on hästi, et seal ma olen teiste sõitjate videodest, nagu varasematest aastatest olen analüüsi ära teinud ja tunne on hea, kuigi reed on mega kiire, nagu julm pealhoidmine, aju tuleb välja lülitada. Et ma ei tea, kuidas see õnnestub. Laupäeval on veel mingid katseid, millega ei ole lõpuni saanud tööd teha, aga kindlasti saame ja iseenesest tunne on hea, aga see ei tähenda seda, et mul ärevust ei ole siuke veoauto tunne on rinnal, siuke nagu raskuse ärevus on. Tunne on, ma ütleks, väga hea, et saime tegelikult testis päris hästi auto juba nagu endale käe järgi, et paar nipet-näpet asja võib-olla ralli ajal saame katsetada veel, aga see on juba selline fine tuning. Rally Estonia avapäev on nüüd lõppenud ja Rally 2 klassis on jätkuvalt liider Robert Virves, kes edestab Teemu Sunineni 2,5 sekundiga ja Roope Korhoneni 5 sekundiga. Nii et jäme ots on siin selle ralli nii-öelda tiitlikaitse käes. Jah, hetkeseisuga on pool hästi, et nagu ma ennustasin, siis päris korralik andmine on, et just arutasin teistega ka, et ütleme, katsed on teada ja kiired ja rohkem kui 20 kilti katset, mida sa hästi tead ja 2 kohas lased järgi, et kus tundus mingi paha koht ja katse lõpus kaotad 3 sekundit, siis oli päris huvitav päev ja kindlasti ülejäänud ka, mis ees ootab. Ei usu, et on lihtsam. Jaspar Vaher tegi esimese kiiruskatsel pirueti, kaotas seal aega, on tegelikult sõitnud pärast väga hästi ja kaotab Virvesele kõigest 7,4 sekundit ja on Rally 2 arvestuses 4. kohal. Üldjoontes ikkagi väga positiivne päev, et välja arvatud siis esimene katse, siis ju kõik katsed tegelikult minu poolt sujusid ja selles mõttes läksid hästi, et kindlasti saan rahul olla. Eestlastest 3. on Patrik Enok, kes asub siis 7. kohal, kaotusega 13,3 sekundit. 9. on Romet Jürgenson, 25,7 sekundit Virvesest aeglasem. 11. Joosep Raif Nõgene, 13. Karl-Martin Volver ning vanameister Urmo Aava on 20. Õnnetult läks tänane päev vanameister Egon Kauril, kes 4. kiiruskatsel sõitis teelt välja, keeras auto üle katuse ja masin tuli siis treileri peal siia ralliparki. Rally Estonia teine võistluspäev on lõppenud ja nii-öelda eestlaste klassis ehk siis Rally 2 autode seas Robert Virves, Jako Viilo jätkuvalt liidrid ning see on selle päeva kõige tähtsam sõnum. Korralik päev jälle, et oli mingid kohti, kus ei olnud üldse rahul autoga, et natuke balanss on vale mingites kohtades, aga ütleme teised läbimised, kui pidamine oli ühtlasem ja parem, siis ei olnud väga hullu, et kus vähegi kõik klappis, siis surusime korralikult, et kuskil järgi anda ei ole võimalik. Selle päeva mustem pool oli selles, et Jaspar Vaher
juba hommiku esimesel kiiruskatsel sõitis teelt välja ja lõhkus auto. Katse teises pooles lihtsalt ühes kurvis natuke liiga palju hoogu. Iseenesest legend ja kõik oli nagu okei, et selles mõttes lihtsalt natuke liiga palju üritamist, ma arvan. Ja ega siis polnudki, metsa vahel ruumi ei olnud ja põhimõtteliselt auto nina läks puusse. Ülejäänud eestlased on kõik ühtses grupis. 7. kohal on Patrik Enok kaotusega 1.41,1, siis seal vahel Lauri Joona soomlane, kuid edasi 9. Karl-Martin Volver, 10. Romet Jürgenson ja 11. Joosep Ralf Nõgene ja vanameister Urmo Aava asub Rally 2 arvestuses 15. kohal. Rally Estonia on lõppenud ja lõppenud on ta eestlaste jaoks vägevalt. Robert Virves, Jako Viilo, teist aastat järjest Rally Estonial WRC 2-klassi võitjad. Jah, ega ütleme, kogu see ralli on olnud parajalt siuke keskmisest närvilisem, et siukest võidusõitu ma arvan pole kunagi olnud, et siuke andmine kogu ralli vältel, et ilmselgelt täna või noh, mitte ainult täna, aga eile ütleme julgelt enne äratust olid silmad lahti, mida reeglina mu puhul ei näe, et pinge oli peal. Ja kuidas sa võrdaksid eelmise aasta võitu siin, mis oli sul esimene nüüd uuesti, et kui on need emotsioonid sarnased või kuidas sa võrdad neid? No eelmine aasta oli esimene WRC 2 võit vist üldse siin, jah, et see on üks asi ja täna ma arvan saab öelda, et nii kõvasti ei ole kunagi pidanud vaeva nägema, et selles suhtes kindlasti tänane tulemus annab rohkem emotsiooni muudu. Jako Viilo, palju õnne kõigepealt, võit võidu järel muudki tuleb, et kui raske see tänane päev oli need 2 katset siin sõita liidripositsioonilt? Aitäh, eks ta jah, ütleme pärast esimest katset muutus natuke raskemaks kui hommikul, et ma arvan ei arvanud, et me nii palju kaotasime, et ma ütleks, et tunne justkui esimesel katsel oli tegelikult päris hea ja okei, aga jah, katse lõpus aega vaadates siis ütleme nii, et kaotasime jah rohkem kui arvasime, aga ei, lõpp hea kõik ja et võitsime ja tunne on väga. Palju sellist närvilist mõtlemist siis 2 katse vahel oli ja arupidamist, et kuidas peab sõitma ja kui palju peab peale keerama? Ei, otseselt ei olnud, eks siin polnud muud valikut, kui pidi sõitma nii hästi ja nii kiiresti kui oskad, et ega siin midagi tagasi kindlasti ei olnud hoida, et tuli endast anda kõik mis on ja nii oli. Eestlastest teine siis Patrik Enok WRC 2 klassis kokkuvõttes hoida selles klassis 6. Esimest korda MM-rallil sõitnud noor sõidumees. 3. eestlane Karl-Martin Volver, samuti esimest korda MM-rallit sõitnud kihutaja. Vaatamegi nüüd, mida siis Enok ja Volver rääkisid. No, kuidas tervikuna see ralli, mis see sulle andis? No, pole kunagi sellist asja sõitnud, tohutu kogemus ilmselt. Kindlasti ja just võib-olla kui eilset päeva vaadata, et see ralli lõppeb ikkagi täna siin, et nii palju võib vahepeal juhtuda, et kui mingi hetk me vaatasime, et Roomet juba läheb eest ära ja enam ei saa teda kätte, siis nagu näha, siis kõigil võib meil midagi juhtuda ja lõpuks oleme siin 6. pärast veel Heikila äpardusi ka ja enda tempo langused ja mõõnad ja tähendab siis langused ja tõusud olid ka nii-öelda väga vahelduvad, et kindlasti võiks nagu stabiilsem olla see, aga eks see pika ralli jooksul tuleneb kogemusest ja noh, seda hetkel napib, et tuleb seda koguda. Ralli üldises mõttes edenes meil väga hästi, saime kilometraaži, saime aru, kuidas selle autoga nii-öelda rohkem sõitma peaks, et eks mul natuke seda enda vanast sõidustiili sisse viskab, aga selles suhtes, et nüüd teiseks läbimiseks jälle võtsin ennast kokku ja mõtlesin natuke sõidu peale ja samamoodi saime rehvist aru ja just see kilometraažilt, kuidas üldse taktikat teha, need nüanssisid rallid kaasa võtta järgmisteks rallideks, et kuidas ettevalmistus teha, et ütleme, et see on ikka mega, et see tööd, mida tuleb ennem teha, see on meeletu kogus aga selles suhtes ongi, et selleks me siin olimegi seda kogemust võtta ja meie eesmärk sai 100% täidetud ja selles suhtes oleme ise nagu väga-väga õnnelikud selle üle. Volveri järel sai 8. koha soomlane Lauri Joona, 9. oli Romet Jürgenson, 10. Joosep Ralf Nõgene ning vanameister Urmo Aava oli lõpuks Rally 2 arvestuses 13. Tulime siia veidi teiste ootustega, arvasin, et ikkagi suudame seal poodiumi lähedal olla, aga ikkagi jääb puudu. Et
täna üritasime ka seda Eesti 3. kohta saada, aga Karl-Martin sõitis hästi ja ma arvan, et lõpuks vääris ka seda. No Soome ralli on kohe peale tulemas, jälle kiired teed. Mis sa saad nüüd teha vahepeal selle autoga, et asjad oleks paremad? Jah, mingit imet ei saa, ma arvan, et me proovime erinevaid ideid ja eks lõpuks siis tulebki võib-olla sättida nii, et võtta endast maksimumi ja lihtsalt arendada ennast erinevatel teedel, et kui see viimane lõpp on puudu, siis tuleb sellega lihtsalt hetkel arvestada ja võib-olla pikemas plaanis mõelda mingeid asju, vähemalt tiim on taga, ma vähemalt tunnen, et me ikkagi mõtleme ideid. Ma arvan, et meil sel aastal kuidagi reedesed päevad on olnud väga head, nii Estonial, ma ei tea, Rootsis, et ja siis kuidagi peale seda on nagu läinud allamäge, et laupäeva hommikul me selgelt ise rikkusin ära oma võistluse, et lasin seal Mustve peal lasime otsaks ühe koha ja siis tagurdasime, et siis see pani nagu põntsu ja pärast seda oli rohkem nii-öelda recovery run ja läksime võib-olla jälle tõusvas tempos nagu paremaks ja siis jällegi laupäeva õhtu oli juba enam-vähem samas augus, nagu me reedel olime. Esimene eesmärk oligi ju sõita seda rallit, et saada aru selle sportlase vaatevinklist. Päriselt ka suur tänu kogu tiimile, üli hästi korraldatud nagu tehniliselt, ajakavaliselt ja lõpuks mingid väiksed detailid, et isegi ajakontrollpunktides anti vett, kuhu siis osad kohtunikud olid joonistanud mingeid toredaid pilte peale, et nagu selline loovus on ka alles. Suur päev oli täna ka Soome rallisõpradel, sest Sami Pajari, noor Soome rallimees, Toyotaga sõitev mees, sai oma elu esimese WRC ralli võidu. Valitses ta tegelikult tervet seda rallit ülekaalukalt, reedel võitis ju kõik kiiruskatsed, laupäeval oli kõikidest kiirem, tõsi, seal mõned katsevõidud läksid käest ära, aga nüüd täna ka oli ta tasemel, vahe oli ka piisavalt suur juba, nii et ei pidanud ka üleliia verd nihast välja pingutama ja lõpuks edestas ta Oliver Solbergi 19,5 sekundiga. Kolmas oli Adrian Formeau, Hyundai sõitja ja Formeau järel 4. Terino Vill, 5. Sebastian Ogier, 6. MM-sarja üldliider Elfin Evans. See oli Rally Estonia kokkuvõte. Kohe juba poolest nädala pärast ootab ees Soome MM-ralli ja loomulikult oleme ka seal kohal ja toome kuulajateni, vaatajateni sealseid uudiseid just läbi Eesti sõitjate prisma.